Kas sa teadsid, et Loraxi tõeline lugu sai inspiratsiooni päevikust, mis oli täis ainult tragöödiaid? See film ilmus 2012. aastal, kuid alles hiljuti leiti selle algne inspiratsioon. Ja nimelt peitsid suured ettevõtted selle avalikkuse eest ühe kohutava põhjuse tõttu. Nad tahtsid meid panna uskuma, et tõeline Lorax kannab nime Truax, kuid tema tõelist päritolu teavad vaid vähesed. Ja ma ei räägi originaalraamatust, vaid sellest, mis inspireeris raamatu loomist. Tere tulemast järjekordse osa juurde sarjast Kurb lugu selle taga. Neile, kes armastavad kassi, kübarat või Grinchi, on teada, et Loraxi algne looja on Dr. Seuss. Sellest sai Illumination inspiratsiooni, et luua film ja muuta see omal ajal menukaks. Aga olenemata sellest, kas oled seda filmi näinud või mitte, ole valmis teada saama palju asju, mida sa selle loo kohta ette ei kujutaks. Et teada saada Loraxi tõelist päritolu, peame mõistma tema 2 viimase ekraniseeringu, filmi ja raamatu sõnumeid. Mõlemad kannavad sama sõnumit, kuid neil on mitmeid huvitavaid punkte, mida on muudetud. Näiteks raamatus on ükskord ainus kurikael, kes loos esineb. Härra O'Hare'i ega teist ükskord ei ole olemas. Ta on poiss, kelle oma pere on tõrjunud ja kes otsib ainult edu. Raamatus on meil ainult üks ambitsioonikas kurikael, kelle nägu ei avaldata kunagi. Teisalt võib öelda, et Lorax on looduse poolt valitu, kes hoolitseb kogu oma keskkonna eest. Ta teab, kes on abivajajad ja suudab isegi tunda puuvalu, kui see langeb. Tema on see, kes püüab veenda ükskordlast, et ta mõtleks oma tegudele 2 korda, et ta ei hävitaks. Kogu Truffulamäts. Kas oled rahul? Kas täitsid oma sisemuse põgenemisega? Või vajad veel? Lõpuks oli kogu see pingutus asjata. Selle metsas elanud liigid surid välja. Truffulaid söönud barbalotosokarud, linnud ja humed, luiged, kalad, kõik surid välja, kuni alles jäi vaid vaene ja üksik Lorax. Vau, see on ikka väga karm lugu, kui sellele mõelda. Aga Illumination tegi selle loo publikule veidi leebemaks, täpselt nagu Dr. Seuss tegi algse looga, et saaks oma raamatu lastele avaldada. Aga mis siis on Loraxi tegelik inspiratsiooniallikas? Mida nägi Dr. Seuss ja mis avastati alles hiljuti? Avastame selle koos välja! 2021 leiti mitmeid päevikulehti kivide alt, kus päev päeva järel kirjeldatakse, kuidas üks ettevõtte nimega Onceler ehk ükskordlane hoolitses selle eest, et kogu mets maha raiuti. Kõik need leheküljed on täis paljude jaoks raskeid stseene, kuid ma loen teile selles videos mõned väljavõtted nendest lehekülgedest. Nii et kui oled tundlik inimene ja nutad kergesti, siis pane oma taskurätid valmis. Esimene päev. Täna kutsuti mind oma urust välja. Kui kuulsin truufulapuu nuttu, astusin vastu noormehele, kes puud maha lõikas. Ta ütles mulle, et teeb selle puu tupsudest mitmeotstarbelise kleidi ja et kõik saab korda. 7. päev. 10 inimesed saabusid ja hakkasid puid maha võtma. Ma ei suuda uskuda, kui kiired nad on. Alguses kallistasime mina ja barbalutsoosid puid. Neid see ei huvitanud ja nad jätkasid raiumist. Truuflapuid on nii palju, et töölised lihtsalt läksid teisi truuflapuid maha võtma. 11. päev. Puukarjed on talumatud, peame nad kohe peatama. 12. päev. Nad tapsid Barbara, ühe barbalutose. Ta rikkus ühe masina mootori ära, kui turvamees talle tulistas. Ta võttis kord Barbara keha, et me ei saaks teda matta. Me jääme alati sinu ohverdust mäletama, Barbara. Päevik jätkub veel paljude päevade jooksul ja lõpeb 578 nimega nimekirjaga, kes tõenäoliselt on need, kes selles metsade hävitamises surid. Samuti mainitakse, et truufula seemnetel kulub 10 aastat enne, kui nad kasvama hakkavad.
10 aastat, et saada puuks ja veel 10 aastat, enne kui nad hakkavad vilja kandma. Täpselt nagu juhtub doktor Seuss'i raamatus. See ütleb meile ka seda, et puud hävitati looduses täielikult, muutes võimatuks tõestada selle päeviku ehtsust. Kuid arvatakse, et doktor Seuss'il oli sellele materjalile juurdepääs, et saada inspiratsiooni ja luua oma raamat, millest hiljem sai see film. Aga kas arvatakse, et see kõik juhtus siis, kui doktor Seuss käis mõneks päevaks Aafrikas külas? Täpselt samas kohas, kus ta hiljuti käis. Mitmed teadlased avastasid, et võib olla olemas mõningaid tõendeid selle kohta, mis inspireeris Loraxi tegelaskuju kujundust. Ja tõesti, see on väga huvitav fakt, aga enne kui avastame looma, kes inspireeris Loraxi. Jäta meile kommentaar, kui sulle video meeldib ja palun jaga seda, kui see sulle korda läheb. Keskkonna eest hoolitsemine ja selle säilitamine. Doktor Seuss oli looduse uurija ja keskkonnakaitsja, kellele meeldis uurida loodust, säilitada elu ja avastada uusi liike. Tema ja tema abikaasa külastasid samal aastal, kui Lorax kirjutati, kuid vahetult enne selle avaldamist Keenias Aafrikas asuvat looduskaitseala. Nende visiidi ajal kohtasid nad liiki nimega patas ahv. Ja see ei ole halb nali jalgade kohta. See ahv erineb väga palju teistest ahviliikidest. Nende näokarvadest moodustub omamoodi vunts. Neid tuntakse ka oranži ahvina või punase ahvina. Midagi väga sarnast tegelasele, kellest me juba rääkinud oleme. Doktor Seuss sai sellelt loomalt tugevalt inspiratsiooni Oraxi loomisel, kuna neil on palju ühist. Kõige huvitavam neist kokkusattumustest on see, et patasahv sõltub väga palju puust nimega Acacia trepanolobium ehk vilistav akaatsia, mis toodab väikeseid veinipunaseid vilju, mis on väga sarnased nendele, mida sõid barbalutosed. Enne kui tema kord kõik truufula puud maha võttis. Ja see on igati loogiline, sest kõigis lugudes, nii päevikus, raamatus kui ka filmis, Lorax kaitseb puid, mis tähendab, et Lorax ei ole mingi maagiline olend, kes kaitseb metsa, vaid ta on nagu need ahvid, kes sõltuvad puudest ellujäämiseks. See tähendab, et Lorax on veel üks metsiku kogukonna liige. Tõde on see, et seda päevikut ei saa kinnitada ehtsana, kuid kõik lood, nii nimed kui ka sündmused, sobituvad väga hästi Loraxi looga, samuti kunagise peamise kurikaela nimega. Kogu see materjal oli kindlasti peamine inspiratsiooniallikas, mis ajendas doktor Seussi selle loo looma. Ja kõige muljetavaldavam kõigest – Orax. See on sõnumi tähendus, mille ta enne lahkumist jättis ja mida vaid vähesed suutsid lahti mõtestada. Ta jättis mõned kivimid koos tekstiga, välja arvatud juhul kui... Kas sina tead, mida Lorax meile öelda tahtis? Ma annan sulle aega, et sa selle ise välja mõtleksid, enne kui ma sulle tõelise seletuse annan. Senikaua vaatame, miks doktor Seuss üldse Loraxi lõi. Midagi, mida paljud ei teadnud, on see, et suured ettevõtted vihkasid doktor Seussi väga. Ja pärast selle raamatu avaldamist tegid ettevõtted kõik endast oleneva, et see raamat ära keelata. Kas sa teadsid, et doktor Seuss kasutas seda hüüdnime oma enda turvalisuse huvides? Oma teostes kritiseeris ta tugevalt ettevõtteid, kes tahtsid ainult rohkem ja rohkem raha saada, ning need ettevõtted vihkasid teda selle eest väga. Seetõttu otsustas Theodor Kaisel kasutada nime doktor Seuss, kaitstes end nii kõige halva eest, mida talle võidi teha. Nende ettevõtete viha oli nii suur, et nad lõid väga häiriva versiooni Loraxist nimega Truax, mille nimi on tegelikult üsna huvitav. Truaxi tähendus selgitab, mis oli selle tumeda tegelase eesmärk. Ja kuna Lorax müüs üle 600 miljoni eksemplari, tekkis inimestel nende ettevõtete suhtes halb arvamus. Need, kes tegelesid puude langetamisega majade ja põrandate ehitamiseks, sattusid pikaks ajaks diskrimineerimise alla. See oli peamine põhjus, miks sooviti Loraxi kõikidest raamatupoodidest ja lastekoolidest eemaldada.
Truaks tuleneb sõnast true ehk tõde, samas kui aks tuleb looraksist, midagi sellist nagu looraksi tõde. Nad tahtsid anda oma seisukoha puude raiumise kohta, öeldes, et see on vajalik. Ja teisest küljest oleks rohkem saastet, kui kasutada naftat ja halvemaid kemikaale keskkonnale. Lõpuks polnud sellel kummalisel ideel tähtsust. Looraksi sõnumit võidi edasi kanda veel mitmeid aastaid hiljem. Kurikael kõrvaldati. Ükskord jäi ta oma mahajäetud tehases täiesti üksi. Ei olnud enam ühtegi puud ega ka ühtegi elusat looma. Looraks tõusis lihtsalt sinisesse taevasse, kus me saame teda alati näha, ja viimane truufula seeme anti ainsale puhtale hingele, keda looraks tet tundis. See poiss peab nüüd selle seemne istutama ja selle eest hoolitsema. Ükskord mõistab lõpuks viimast sõnumit, mille looraks jättis. See sõnum jäeti kivihunnikule ja see ütleb, kui just mis. Unavees mõistab, et see sõnum tähendab, et kui kellelegi ei lähe tõeliselt korda, siis ei muutu midagi paremaks. Nii näitab Unavees oma kahetsust ja saab aru, et need, kes tõesti tahavad midagi head, saavutavad edu. Seda näeb ta väikese poisi puhul, kes jäi truufula seemnega, nagu ka meie nägime seda looraksi loos, mis oli vastandiks truaksi halvale loole. Väike poiss, nii on võimalik, loob tõenäoliselt aastate jooksul samm-sammult uue truufulametsa nende kivide ümber, mille looraks maha jättis. Kivid, mille juurde ta võib-olla jättis oma päeviku väga inspireeriva looga, mis võiks maailma muuta.